jõuluprogrammi. Meie jõuluprogramm koosneb siis 4 üllatuspakikesest pluss õppevideost. Just, ja olemegi jõudnud esimese paki ja esimese videoni. Ja esimese teema siis on hoolitsen iseenda ja oma näo eest. Nii et vaatame lähemalt. Enne kui me vaatame neid tooteid, mis te pakkides saite, räägime üldiselt, mis üldse mõjutab meie näonaha olukorda. No nii, Aleksandra, kas sul on mõni mõte, mis võiks näiteks meie näonaha või üldse kogu naha olukorda mõjutada? Esimene asi, mis mul pähe tuleb, on see, et välistegurid, need mis õues toimuvad. Täna oli näiteks külm. Jaa, kindlasti. Siis suvel on päike. Ja liigne UV-kiirgus jällegi ründab meie nahka. Kui on tuuline. Ja talvel väga tihti tahaks nagu põsad lausa ära peita, kui tuleb sulle külm tuul, on ju. Ja mingi lundse näkku, siis ka kõik need lendavad, jah. Tahtsin nüüd lumi öelda sinu pärast. Tolmu ma mõtlesin. Ja mustus igasugune heitkaasid, mis liiguvad õues, on ju. Toas on kindlasti igasugused ekraanid. Telekaekraan, arvutiekraan, telefon. Ja tundub loogiline. Ja, et kõik sellised asjad pidevalt siis niimoodi natukene ründavad meie nahka. Ja mis sisemiselt ka kindlasti mõjutab meie näonahka on näiteks meie toitumine. Et mina näiteks ise võin öelda, et kui ma näiteks täna šokolaadi söön, siis võib küll homme üks vistrik juures olla. Et väga kiiresti mõjub. Uni. Ja magada tuleb hästi. Ja. Et une kvaliteeti tuleb ka järgida tegelikult. Ja, et kui sa ikkagist magamata oled, siis usu mind, see tuleb näos välja. Kindlasti, mis on ka füüsiline aktiivsus. Kas või mingi jalutamine? Ja, 30 minutit päevas jalutada sellest, et see piisab. Ei pea minema kuhugi boksitrenni, et kõik hästi oleks, eks ole? Ja, et üldse sükene tervislik eluviis tagab sulle ka parema näonaha. Et see on kindel, et ei ole olemas sellist mingit imekreemi, mis aitaks nagu korvata kõiki magamata öid ja halba toitu ja sellist. Nii et õigetest eluviisidest algab hea näonahk. Absoluutselt. Esimene toode, mis te kindlasti juba oma pakkidest leidsite, on mitsellaarvesi. Vot. See on siis mitte niisama vesi, mitte mingi joodav vesi. See ongi siis mõeldud konkreetselt näonaha puhastamiseks. Ja see välja mõeldi siis Prantsusmaal juba 1913, aga oma laialdase kuulsuse saavutas 1991. Väikest ajalugu ka teile siis. Ja see sai hästi populaarseks ja eelkõige just sellepärast, et ta on hästi lihtne kasutada. Paned vatipadi peale, puhastad näo ära. Et varasemalt käis ju näo puhastamine 2 tootega. Ja klassikaline näopuhastus on 2 tootega, üks on siis siuke pesukeel või Neil on hästi palju erinevaid pesukeel, pesuvahud, pesupiimad, õlid ja siis neil on tavaliselt kindlasti olete kuulnud näotoonik kõrval, et siis need 2 toodet ja nendega koos puhastati, aga nüüd siis tuli siuke mitsellaarvesi, palju lihtsam kasutada 1 tootega ja mitsellaarvesi saab siis oma nime sellest, et siin on mitsellid ja siis puhastusaine ongi pakitud sinna mitsellidesse ja siis see valate vati peale, tuleb see ära ja puhastab ilusti nii siis sellise kergema meigi kui ka niisama näomustuse näonaha seisukorrast, et millal teie täpselt peaksite siis nägu puhastama hakkama, aga kui te juba näete mingeid punnikesi ja võib-olla mingit kuivust tunnete, et kuidagi on ebamugav, siis võib-olla see puhastamine tuleb nagu teemasse ja kui tihti puhastama peab? 2 korda päev. Nii hommikul kui õhtul nagu hambapesugi. Just. Aga jah, et võib-olla ei ole nii, et nüüd 13. sünnipäeva hommikul sa pead nüüd hakkama puhastama, vaid vaadake täpselt nii, kuidas te tunnete, et mõni peab hakkama natuke varem puhastama, mõni natukene hiljem. Ja vaadake siis, et seebiga nägu ei pese, võtke mitsellaarvesi. Nüüd teil on olemas. Nii, kui me hakkame nägu puhastama, siis kindlasti on sul vaja 2 vatipatja. Need sa leiad ka sammuti sealt üllatuspakist. Need olid sulle kaasa pakitud, nii et võta need. Ja mitsellaarvee, kui sa oled avanud, siis saadki õrnalt vatipatjadele tupsutada. Vatid peaksid olema siis piisavalt niisked, aga tilkuma ka ei pea. Võta siis 1 vatt ühte kätte, teine teise kätte ning hakka õrnalt oma nägu puhastama. Nüüd natuke muidugi oleneb sellest ka, et kui sul on võib-olla näo peal ka meik, nagu ka minul hetkel, siis 2 vatist kindlasti ei piisa, et siis pead võtma neid vatte ja mitsellaarvet juurde.
kui sa oma nägu puhastad, siis jäta meelde, et tee seda hästi õrnade ja sujuvate liigutustega, et ära kunagi oma nägu pese selliselt, et siis sa lihtsalt nühid seda nahka ühele poole ja teisele poole ja see ei ole tegelikult nahale hea, et hästi õrnalt ja rahulikult. Ja samuti siis ürita suunad teha alati ülespoole, et siis oled tulevikus tänulik, et siis on tõenäoliselt vähem kortse. Kui sa puhastad oma näonahka, siis jäta meelde, et ka kael kuulub selle puhastusprotsessi juurde, et kindlasti puhastage alati kaela ja nagu sa näed, siis ikka nende ülespoole liigutustega. Üldjuhul on mitsellaarvesi nii õrn, et sellega võib eemaldada ka silmameigi. Võta jälle 2 vatipatja, pane mitsellaarvett siia peale ning aseta silmadele. See on selline hea trikk, kuna kui sa oled näiteks kasutanud ripsmetussi, siis ripsmetuss on suhteliselt tugevalt kapseldunud ripsme külge ning võib-olla niimoodi kiirelt nühkides ei saagi seda ripsmetussi kätte. Nii et aseta mitsellaarvesi õrnalt silmadele ning natukene avalda ripsmetele survet, kuid mitte valusalt, ära endale haiget tee. Nüüd, kui sa oled natuke aega oma ripsmeid siin niiviisi sulatanud, siis tõmba vattidega suunaga allapoole, väga õrnalt, ning näed, kuidas ripsmetuss jäi mõnusalt siia vattide külge ning samuti siia silmade alla. Nüüd ei ole midagi, kui lihtsalt tõmbad siit alt selle ripsmetussi ära. Ja kui sul on jällegist palju seda silmameiki ja ripsmetussi ka suhteliselt palju, siis pead seda tegema lihtsalt mitu korda. Jäta meelde, et näo puhastamine on ääretult oluline ja kindlasti ei tohiks sa mitte kunagi minna meigiga magama, isegi kui see on ainult natukene ripsmetussi. Nii et kuigi see puhastamine võib olla tüütu ja aeganõudev, siis kindlasti tee seda. Ja kui sa nägu puhastad, siis viimased vatid peaksid jääma täiesti puhtaks. Siis sa tead, et su nägu on puhas ja võid magama minna. No nii, vaatame teie pakkidesse ning järgmine toode, mis me sealt leiame, on näokreem. Tegemist on sellise õrna ning niisutava näokreemiga, mis on just mõeldud sellistele noortele nahkadele, nagu teil on. Aga millal siis seda kasutama peaks? No tegemist on päevakreemiga, see tähendab seda, et seda siis pannakse hommikul peale puhastust ja et kindlasti peab näo ära puhastama. Seda, mis me just tegime, jah? Just, näiteks selle mitsellaarveega, nii et puhastad näo ära ja siis paned kreemi. Enne kui me vaatame, kuidas seda näokreemi täpselt kasutada, siis te leiate ka kindlasti siukse asjakese. Mis see on? Kulmušabloon. Alati seda pannakse kulmude peale. Aga ei, tegelikult ei ole. Ja tegemist on siis kreemilusikaga ehk spaatel ja seda spaatet siis kasutatakse selleks, et võtta siis kreem purgist välja. Aga miks näpuga ei tohi? No ei, miks näpuga ei tohi? Näpuga ei ole võib-olla sellepärast hea võtta, et siin küüne all on ikkagi mingi mustus, isegi kui sa oled käed ära pesnud, on ju, ja siis iga kord, kui sina oma näpu siia paned, siis see mustus läheb kreemi. Kindlasti oled tähele pannud, et poes müüakse väga palju erinevaid kreeme. Ja kõik need erinevad kreemid ongi tegelikult mõeldud erinevale vanusele nii-öelda, et on siis noortematele, nagu see siin on, siis on siuke 20+, 30+, 40+ ja nii edasi, eks ole. Et teie empsude kotis, kui sa oled vahepeal mõeldud, et nii huvitav, empsul on nii põnev kreem, siis tegelikult arvatavasti see on natuke vanematele daamidele mõeldud. Ja see võib olla sinu noorele nahale liiga kange. Ja sama käib ka selle puhastustoodete kohta. Et kuna teie olete nii noored, siis teie tooted on kindlasti palju õrnemad ja kergemad. Kuigi eelnevalt näitasime, kuidas mitsellaarveega meiki eemaldada, siis täpselt samamoodi käib ka tavaline näopuhastus. Ja kui sa oled näo ära puhastanud, siis ongi kreemi panemise kord. Kreemi kogus sõltub natukene sinu näonahast, kuid üldiselt öeldakse, et see on selline hernetera suurus. Mulle meeldib siia käe peale panna ning siis siit näpuga oma näo peal laiali jagada see kreem. Kindlasti ära unusta, et nii nagu me puhastasime kaela, nii peaksime me ka kaela niisutama. Jäta meelde, et näokreem ei peaks väga minema silmade ümbrusesse, nii et jäta silmad välja. Kanna kreem näo peal laiali kergete liigutustega. Kui sulle tundub, et kreem jääb kuidagi näo peale ning ei taha ära imenduda, siis võib-olla võtsid lihtsalt natuke liiga palju kreemi, et järgmine kord võta vähem.
ja kolmas, meie viimane toode täna on huulepalsamid, meigipäeva logoga muidugi. Ja nii et iga kord, kui te seda huulepalsamit kasutate, siis saate meie peale mõelda. Ja siin kasutamine, võtad ja paned. Aga üks asi võib-olla, mida me võiksime siit näidata, on see märk. Vaadake, kui te vaatate siia põhja peale, siis te leiate sellise väikse potsiku märgi. Leidsin. Ja siin on sees üks number ja M-täht. Näiteks siin hetkel, peaksite te kõik leidma, on 12 M-i ehk siis 12 months. Mis siis tähendab 12 kuud, eks ole? Et ei ole minutid, on kuud. Ehk siis avatuna, nii et kehtib see siis 12 kuud, nii et tänast päevast, kui sa selle täna avasid või juba varem, siis aasta aega see toode säilib. Kuid mis siis tuleb tootega teha, kui see 12 kuud möödas on? Ära visata, polegi rohkem midagi teha. Et täpselt samamoodi nagu toit vananeb ka kosmeetika. Nii et julgustan sind otsima üles neid märgikesi ja vaata, need on olemas kindlasti ka sellel kreemil ja ka mitsellaar veel. Esimeseks, et meie näonaha puhastamisest ja kreemitamisest ainult ei piisa, et meil kindlasti peab olema ka hea uni, tervislik toitumine, väike füüsiline aktiivsus ja stressata ka ei tohi. Siis on juba kõik hästi. Teiseks, vaata, et sinu kosmeetikatooted oleksid hügieenilised. Ära pane oma näppe kreemipurki ning kontrolli kindlasti toodete säilivusaegu. Kui mingi asi on ikka vana, siis tuleb see lihtsalt ära visata. Ja kolmandaks, ära mine mitte kunagi meigiga magama. Alati tuleb õhtul enne magama minekut oma näonahk ära puhastada. Selline oligi meie kõige esimene video. Ja loodame, et leidsite siit põnevaid trikke ja nippe edaspidiseks kasutamiseks. Kindlasti kutsume üles neid ka jagama sotsiaalmeedias #meigipidu nii siis Instagramis kui ka TikTokis. Ja ootame teie põnevaid videoid ja pilte ning ka loosime erinevaid auhindu välja siis nende vahel, kes #meigipidu kasutavad. Järgmisel nädalal on siis meil uus pakike. Kohtume teiega uuesti ja järgmisel nädala teema on tean, kuidas peita punased vestrikut. No vot, seega järgmine nädal näeme. Ja, tšau! Siis kui me videot filmisime, tuli vahepeal lumimaa. Nii et ootame jõule koos. Tšau!